Kes kurat? Mis siis? Mis sa teed siin? Kaara? Riigigümnaasium jääb sinna poole. Mida sa... Good crunch võidab. Niimoodi sai alguse saaga, mille käigus jagati Kamaluga välja nii F-e kui ka A-sid ja mindi E-koolilt üle stuudiumile. Ent Sass ei suutnud tol hetkel täielikult hoomata ohtu ja hukatust, mis RAM-kooli ähvardas. Ta ei saanudki seda teada, sest see lugu oli peaaegu et unustatud. Vana legend, mida leidus vaid mõnes üksikus raamatus. Küsimustele vastuse saamiseks läks RAM-i ustav valvur maakrooniku juurde, kes teadvad kogu kooli ajalugu, ulatudes välja ürgsete aegadeni, mil veel lausa koolikella lindistati. Kõik vanad lood ja legendid olid tema pärusmaa, sest ta oli neid oma silmadega näinud. No jah, see on halb. Mis see siis tähendab? See on tõsi, siis me peame sellega kohe maailma juurde minema. Maailma? Jah, ja kiiremas korras. Mis siis toimub? Seda saab ainult temale rääkida. Sinu kõrvade jaoks see jutt ei ole. Kiirusta parem alla tagasi ja anna teada, kui ta uuesti tuleb. Ma toimetan uudised maailmani. Ja nii see ka läks. Sass sammus tagasi oma tööpostile ning Ronald ruttas kõige kõrgema maailma ta enda jutule. Sirje! Milleks sellise ruttu, kui juba esmaspäeva hommikul? Mul juhtunud see, mida ma kõige rohkem kartnud. Järelvastamiste päeval on registreerinud üle 400 õpilase. Ei, see on veelgi hullem. Ettekuulutus on tõeks saanud. Vetevana on siin. Terve kool on ohus. Nimelt pidevat Vetevana terve kooli ära uputama, kui see valmis saaks. Nii et ta arvab, et see on valmis? Jah, see on ainus põhjus, miks ta üldse veest välja peaks tulema. Ta tuli kontrollima, et kas kool on valmis ning lahkus. Läks vette tagasi. Nojah, eks meil see kool üks hästi parim ole. Aga mis edasi saab? Katastroof. Legendid räägivad, et Vetevana olevat terved kohad ühe päevaga ära uputanud. See on juba alanud. Kool upub vaikselt. Koolikraanide kloori ja rauamaitseline vesi on aseldumas juba soolase mereveega. Torustikud on uppumas ning kool on juba järgmine. Meil on vaid homseni aega. Ta annab põhjusega päeva, et inimesed põgeneda saaksid. Minu nõuanne on teha seda. Me ei saa lihtsalt ju alla vanduda. No sellisel juhul kutsu kokku pealike kogu. See on kõik, mis meil teha annab. Ning jäta ära teispäevased tunnid. Ronald saatis laiali äärmiselt salajase meili ning sellega oli järgi jõudnud vägeva pealike koguni, mis sisaldas kooli kõige helgemaid päid. Iga õppeala pealikku.
tarkade kogu istungi eesmärk oli selge, määrata kindlaks, mida ähvardava ohuga ette võtta. Armsad õppeainete pealikud, meie kooli on ähvardus on meie kooli jaoks eksistentsiaalselt. Kas töötavad? Sobib. Armsad õppeainete pealikud, meie kooli on ähvardamas suur oht. Koroonaviirust, kui lugeda võisite, on meie kooli prognoosis järgi järele jäänud vaid päev, enne kui kõik vee alla mattub. Ettevõne ähvardus omab meie kooli jaoks eksistentsiaalselt ohtu. Seega, mida me temaga ette võtame? Mina arvan, et peaksime alustama laulmisega. Kogume koori kokku ja laulame talle vanakesele. Äkki talle meeldib, kõigile meeldib. Ta see muus heas muidu. Mõtles, et tegelikult võiks aktusel ka rohkem laulda. Ja vahetunnis võiks laulda ja tunnis võiks laulda ja sööklas võiks laulda ja... Uurimistöö. Me peaksime tegema uurimistöö, kus uurime vanakese käitumist. Siis teame, kuidas temaga edasi tegeleda. Sobib. Mul on niigi ülekoormus, ei ole veel uute juhendatavaid vaja. Jah, laulame. Täpsusta. Mulle meeldis see uurimistöö idee. Aga teeme vaasi, väga ilusa. Muusika on ülim kunst. Olen kindel, et see on talle meelepärasem. Aga loovusaga uurimistöö siis? Ei mingid uurimistöid, palun. Paragrahv 8 Eesti põhiseadusest sobib. Nii palju aastaid inglise keeles õpetanud ja sellist korralagedust ma pole oma elus varem näinud. Kui aga soovime teha ratsionaalseid otsuseid, tuleks aktiveerida parasümpaatiline närvisüsteem. Mu süda ärka üles. Kuidas muusika kõrgem kunstivorm on? Kas sa tead ka, kui raske on üht savipotti teha? Tegelikult tahaks ma füüsikat õpetada, nii et palun andke mulle üks füüsikaklass, ma pean kellegi põhikooli lõpueksamini viima. Und Sie sagen, dass die deutsche Sprache hässlich ist. Gleichzeitig sprechen die Esten so. Keegi ei taha laulda. Kutsun Hanna siis. Mis kuradi möla siin on? Ukse taha on kuulma. Ja kas te olete mingid titted? Kes see eelmise marrugi kasti ukse taha? Kas niimoodi eetutaksegi kooli väraka? Marek, sa polnud siia kutsutud. Kas kooli julgeoleku probleemid mind ei puudutagi? Ma tean küll seda Järvevanna venda. Talle tuleb vastu vahtimist anda. Ei tohi lasta tal niimoodi ähvardada. No, see võib töötada. Muidugi see töötab. Ma panen maleva kokku. Ja peksan ta siit kohe välja. Ja millega sa plaanid mütoloogilise eluka alistada? Mul on imerelv. Imerelv, mis ma leidsin, kui ma kivimeid otsimas käisin. Tala võib küll olla natukene prahti küljes, aga küll ma selle puhtaks teen. Ta on kõige ilusam ja eksootilisem kivi, mida ma näinud olen. Ja ma olen kindel, et sellest peitub suur jõud. Imerelv. Kas sa mõtlesid selle just välja? Sama päris nagu Karpaadid. See on minu 3. korrusel. Kuulsas relvalaekas. Aga nii, okei. Otsustatud. Ma hakkan minema. Martsen Vaalmarek, me ei saa nii kiiret otsust langetada. Saab küll. Ma just tegin seda.
saavad. Ja kes tema veel kutsus? Ei tea jah. Jälle ajavad pinged inimesi tülli ning mina olen see, kes peab kained mõistust välja jagama. No kuulge rahvas, ega vägivald pole siin mingisugune lahendus. No come on! Inimestega saab lihtsalt vestelda. Seega ei mingit malevat. Me lähme ja räägime temaga. Kasutame loovust. Lollus. Terroristidega läbirääkimisi ei tehta. Ehk siis kohe terrorist. Äkki tal on midagi tarka öelda, äkki me eksisime, No tule eile meile. Ronald ju mainis, et sa asja oled näinud seda vetevana, kelle suust tuli täiesti imelikku keelt, mida too ei rääkinud. Isegi Ronald ei tea, mis keelega tegu on, sest seda pole mitte üheski legendis mainitud. Nii et kuidas te kavatsete temaga üldse rääkida? Pealegi, kool ei ole kaugeltki veel valmis. Meil on vaja väga palju tööd veel teha. Ma arvan, et näitame vetevana olukorda nii, nagu see on. Näiteks, minu õpilased ütlevad korduvalt, et internetiühendus koolis on liiga aeglane. Ma olen kindel, et see on esimene koht, mida arendada. Ei, RAM kool on üks parimaid. Parim kool Eestis. Ja kui vanake tahab meid selle pärast uputada, siis peame näitama oma hambaid. No ma ei tea. Ma pakuks välja, et teeme 3 kriisimeeskonda. Ave, Marek ja Hanna oma meeskondade eesotstas. Ma olen nõus, kriisimeeskond oli eelmine kord hea. Armas kooli peale, kas hääletame? Ergo, mis sa arvad? Sobib. Pärast pikka ja väsitavat arutelu olid pealikud jõudnud otsusele. Marek läheb malevat kokku kutsuma, Ave koolielu arendama ning Hanna läheb teadmisi koguma, et vanakesega sotid selgeks rääkida. Kuid selleks, et teada, kuidas vanakesele läheneda, pidi Nõmme laulik ronima hiiglasliku tarkuse mäe tippu, kus leidus raamatuid ja lugusid, millest isegi maakroonik polnud kuulnud. 300 sammu lahutasid Hannat tema sihtkohast, teadmiste nirvaanast. Kas sa tead mingisuguseid raamatuid Vetevana kohta? Vetevana?
mis kurijõud sind taga pitstab, et tema kohta teada tahad? No olukord on üsna dünaamiline. Meil on väga kiiresti vaja infot, muidu juhtub väga hullagi. Igatahes, milline tüüp ta on? Noh, tema kohta palju ei teata, aga... No ütleme nii, et ta on siuke pigem pearolik karakter, et ta viskab palju krutskeid ja peab rehnuti, aga samas ta natuke nagu Andres ka. Ta on siuke, et arvab, et tal on kogu aeg õigus ja ta on nõus ka oma õiguse eest võitlema. Ja tema naine, ta on pigem Mari kui Krõõt, et tal ei ole oma mehe üle absoluutselt mingit kontrolli. Pigem on seis otse vastupidine. Noh, õige mees. Päeva lõputab koole ja siis pärast veel elab viha välja oma naise peal. Vaikust! Jaa, relax, chill, okei? Aga kuidas me temaga ühendust saaks? No, temaga peab hästi ettevaatlikult rääkima. Ta võib väga kiiresti ärrituda ja tuleb kasutada eriti artikuleeritud kõnepruuki. Aga jama on see, et mitte keegi ei tea, mis keelt ta räägib. Aga kuidas ma siis peaksin temaga rääkima? On vaid üks viis. Kutsu keeletargad. Kui vanasid legende võib uskuda, siis väidetavalt suudavad 3 keeletarka koos rääkides universaalset keelt kõnelda. Seda mõistab siis igaüks, aga väidetavalt on seda vaid 1 korra kõneldud. Kord ürgsetel aegadel Toivo kutsus kõik 3 keeletarka kokku ja lasi neil endale vanemat edat lugeda, sest et sellest raamatust ei saa muidu mitte midagi aru. Aga ole ettevaatlik. Universaalset keelt ei tohi niisama pruukida. Väidetavalt see, kes selle reegli vastu eksib, selle hinge saab vanapagan endale. Nii et vanem eda oli siis piisav põhjus? Nojah, sellest raamatust ei mitte keegi aru. Interesting. Aitäh sulle, Anni! Samal ajal, kui Hanna teadmisi kogus, läks Marek atleetide saali, kus olevat Ramkooli kõige rammusamad kangelased. Just neid tugevaid mehi ja naisi soovis Marek oma vägevasse malevasse värvata. Mööda. Mööda. F, mine koju. Ei löö jalaga palli. Mine koju. Tegelikult, oota, ära mine ka. Sul on veel Cooperi test ja kätekõverduste kossu ja sõudmisarvestus. Kuule! Palju sa pumpad? 500 halval päeval. Mis siis? Ma panen malevat kappu. Kooli julgeolek on ohus. Vetevana tahab kooli ära uputada. Noh, kui see on, oled padisel? Ei ole. Ma pean veel arvestusi hindama ja õhtul rattaga Haapsallu minema ja tagasi. Tule jama jutt. Kuule, kus Jaak on?
Jaak. Jaak oli selleks ajaks juba 40 minutit läbi pimeda metsa ekselnud. See oli tema, kes oli määratud juhatama 5. A-klassi lubatud maale. Kaasas vaid kooli poolt antud toidupakid, kannatasid nad nii nälga kui ka külmust, kuid auhind, püha maa, mis teisel pool metsa terendas, oli liiga õnnis, et seda mugavuse nimel hüljata. Pea kogus vahetund oldi veedetud sellisel viisil ekseldes ja otsides. Paljud lapsed läksid suurde metsa kaduma. Mõned leidsid imeväel rühma uuesti üles ja läksid uuesti kaduma. Kulus mitu ööd ja päeva, kuniks lõpuks jõuti välja tõotatud maale. Rocca al Mare padelikeskusesse. Samal ajal tõttas Ave tehnoloogiliste arenduste kambrisse, kus ta lootis teadja härrade abil kooli võrguühendust parandada. Probleem, mis oli õpilasi juba aastakümneid rõhunud. Klõpsake siit veel save ehk salvesta ja ongi valmis. Noh, täitsa sinu nägu ju. Tere! Ega ma teid ei seganud. Mul on siukene küsimus, et kooli internet, et kas seda oleks võimalik kuidagi kiiremaks saada? Ma arvan, et seal on arenguruumi küll. Kooli Wi-Fi ehk Wireless Fidelity, kooli traadita andmeside standard on hetkel sobilik. Meil on ka õpetajatele mõeldud andmeside standard, mis lubab võrgufailide kiiremat üleslaadimist. Õpilastele pole vaja tagada paremat internetiühendust, kuna meie kool toetab nutivabualasid, mis teeb minu töö siiski väga raskeks. Siiski tundides kasutavad programmid, nagu näiteks Adobe Photoshop, see on siis eesti keeles Savisete fotopood, ei nõua kiiret internetiühendust. Hetkese seisuga on interneti kiirus kõlbulik. Nii et teie, Mikkoad, ütlete mulle täna esmaspäevasel päeval kell 11.30, et kool on selle koha pealt juba valmis saanud. See Wi-Fi kõlbab küll, ega me seda rakette kasvusesse ei saada. Appi! Tere! Täna vaatame, kuidas Photoshop rakenduskasutuses oma nägu banaani pealt eemaldada. Põhjusega oli ajaloos universaalset keelt kõneldud vaid korra. Juba keeletarkade leidmine oli raske, sest nad elasid ja toimetasid päevast päeva erinevatel poolustel. Ükski neist ei soovinud oma korpusest välja rännata teiste keeletarkade aasadele, mida peeti omavahel tühermaaks. Kuid olukorra keerulisus ei piirdunud vaid geograafiliste takistustega. Ka tugevad rahvuslikud tunded viisid kiiresti konfliktideni, mis puhul oli 3 keeletarga üksmeelsus haruldane nähtus. Kuid Hanna, sunnitud meeleheites, pidi midagi tegema. Keeletarkadega kohtumiseks oli ta sepitsenud salakavala plaani. Selleks, et keeletargad kõik õpetajate toas koguneks, pidi Hanna käsile võtma radikaalsed meetmed. Et peegelte õpetajad juba niigi oma vabu hetki õpetajate toas veetsid, printis Hanna H-korpuse printeriga tundide ajal nii palju, et sel sai paber otsa. Asjaolude sunnil pidid nüüd kõik keeleõpetajad buklettide jooks just seda üht ja ainsat töötavat printerit kasutama. Õpetajate toa printeri. Kahjuks lõi Hanna plaani segi tõsiasi, et tarkadel leidus ka muud tarka tegemist.
jälle Luikede järv. Hurraa! Olga, mitmendat korda see sul juba oli? Minul on Luikede juubel. Juba 300 korda vaatasin. Inglise keele õpetajad olid samale päevale planeerinud aristokraatliku ja sarmika teeõhtu. Irene oli kutsunud Karina kirjandituellile, millest ka Leila osa soovis võtta. Duelli suurkohtunikuks valiti Gea. Ja Anneli oli töö all murdumas, sest Jaanika viibis kogu aeg uurimistööde kollokviumitel ja kaitsmistel ning tema pidi tunde asendama. Hispaanlastel oli sees siesta ning prantslased praadisid tol hetkel Prisma baguette. Kohale ilmus vaid 3 keeletarka. Rafail, sest ta on kreeklane ja Kreekas on liiga palav, et teed juua. Amaya, sest ta pole kunagi väsinud ja ei vaja siestat. Ning Hans, sest Prismast ostetud bageti söömine on Prantsuse iidsi kultuuripärandi rüvetamine. 4 moodustasid nad rühma, mille ülesandeks sai vanakesega sõbrunemine, kuid kollektiivist puudus veel üks, kes tunneks nii inimeste, loomade kui ka mütoloogiliste elukate väärtusi. Ave suundus H-korpuse poole, kus tema arust olevat veel palju vaeva vaja näha. See kauge nurk koolist olevat mitmeks aastaks unarusse jäänud ning sealsed püsiasunikud rääkivad võõrast keelt, mis paljudele arusaamatu oli. Vaid Aet, anglikaanide pealik, võitles selle koha õiguste eest, kuid asjata. Nüüd lootis Ave just sealt pääsede leida. Tule taevas appi. Ave õnnetuseks ei saanud aga väita, et H-korpus poleks valmis olnud. Õpilased mahtusid kõik klassiruumi ära. Ave murdmatu optimism oli karmilt proovile pandud. Tere päevast! Tere! Nii, Liivimaa koosnes iseseisvatest riigikestest. Tartu piiskopkond, Riia peapiiskopkond, Kuramaa piiskopkond ja Liivi Urdu. Toh, mis siis nüüd? Katki, kool ei olegi valmis saanud. Las ma parandan seda. Tead, see on päris raske töö, et ma arvan, et see võtab siin ikka kuid. Oleme nüüd ikka mõistlikud. Usaldageme seal töö professionaalidele. Kutsugem Peep.
Minu redel. Minu redel. Peep! Peep! Jaa. Peep kuuleb. Jaa. Selge. Tuleme. Urmas. On aeg. No tervist! Sooviks paberit juurde tellida. See on siin. Andke natuke ruumi. Teil rongipaber on otsas, aga olge mureta, Peep helistas juba ja õhtuks peaks korras olema asi. Näh, tuleb ikka professionaali taha oleks jätta. Anu! Marek. Mul on vaja teadaanne teha. See on üsna keeruline. Sa pead vajutama seda nuppu, aga see nõuab sinu täielikku pühendumust. Ainult need, kes suudavad kogu oma mõttejõu ja oleku suunata sõnumi edastamisesse, saavad sellega hakkama. Vastasel juhul jääb sõnum saatmata. See vajab sinu täielikku, absoluutset fookust. No aga muidugi. Proovi, kui julged, aga paljud on enne sind proovinud ja põrunud. Okei, pange see uks sealt tagant kinni, sest see, mis ma praegu siin räägin, see ei ole üldse legaalne, absoluutselt. Okei, põhimõtteliselt olen seal tagalas, mingi vend tuleb, küsib mulle, kas ta saaks osta mul... Jah. Ahah. Okei, jah, no jah. Ja ei, ma saan tulla küll, jah. Okei, no ta ei sobi. Midagi, jah. Jah. Kuradi, tee raiss! Kuule, Tai, mul läks kiireks. Tehke nüüd ülesanded lõpuni ja siis te olete vabad.
tähelepanu, kõik õpetajad. Ramkooli julgeolek on ohus. Väline vaenlane ähvardab meie kooli üleujutama. Mis see julgeolek on? Parandan, mina panen kokku Ramkooli maleva, et vaenlane tagasi tõrjuda. Malevast osavõtmine on rangelt vabatahtlik. Tervist. Kuule, ma ei saa tulla. Plaanid muutusid. Tähelepanu, kõik õpetajad. Ramkooli julgeolek on ohus. Väline vaenlane ähvardab meie kooli üle ujutada. Seega mina panen kokku Ramkooli maleva, et vaenlane tagasi tõrjuda. Malevast osavõtmine on rangelt vabatahtlik. Riik kutsub. Oi, kui vahva. Kujutab kooli üle. Kuule, me saame siia lõpuks 50-meetrise basseini. Olümpiamõõtmed kohe. Väga uhke. No jääme ootama. Läheb, kiiremini! Jalad üle! Kool uputatakse ära. Võin kinnitada, et muretsemiseks põhjust ei ole. Meil on NATO, artikkel 5. Marek, sa võisid sa vaid üksikutele isikutele edasi rääkida. Kooli julgeolek on kõigi mure. Shrekli, sa tekitad sellise paanika, et kool hävitab ennast ise ära. Ei, minu arusaam on see, et iga Ramkooli õpilane ja õpetaja on kooli julgeoleku küsimuses piisavalt võimekas, et mitte sattuda asjatusse paanikasse. Tänaseks tunni teemaks on siis meil kiirus, teepikkus ja aeg ning kuidas nad siis üksteist mõjutavad. Oletame, meil on puupalk, mis liigub kiirusega 10 kilomeetrit tunnis ning ta liigub niimoodi 10 minutit. Kas oskab keegi mulle pakkuda, kui pika vahemaada selle ajaga suudab läbida? Jah. Kas kool uputatakse ära? Ei, nad panevad lihtsalt malevad kokku, küll kõik laabu. Kais, ma tahan koju minna. Kuulge, see on väga kõik, mis te praegu teete. Muidu iga vabandus sobib, et füüsikast pääseda. Notisauton. Tea iseennast. See on iga õige suhtluse alus. Muidu tuleb sul sealt mingi perverssus välja. Vokaalne okse. See ei ole ilus. See on madalalaubalisus. Sellest hoidke heaga eemale. What? Ke? Quoi? Meedi. Oota, ma tulen lähemale sulle, muidu ma ei näe sind korralikult. Meil on vaja sinu abi. Meil on vaja rääkida Vetevanaga. Vetevana, see mürsik. Nii palju, kui mina temast kooli peal kuulnud olen, siis temaga küll suhelda ei maksa. Ta toob ainult halba. Temast küll hoidke eemale. Ehk sa väidad, et me ei saa temaga rääkida? Ei räägi, jah. Siuke kiusub on täitsa kahju hakkab temast. Aga me peame temaga rääkima. Kas Ramkool on ohus? Eksistentsiaalses ohus. Millist rolli näed sina endal siin koolis 10 aasta pärast? Meedi seda kooli ei ole 10 aasta pärast, kui me ei tee praegu midagi. Ma tean, see oli kontrollküsimus, et näha, ega sul mingit dissonantsi enda jutus ei ole. Okei,
hästi, ma tulen appi, aga esmalt me peame sellele grupile Aristotelese väärtuste hinnangu tegema. Wonderful. Nautige siis. Ja kuhu sina siis lähed? Mul on õnnekese proov. Jälle proov. Te ju ainult laulate kogu aeg nagu linnupojad. Peabki harjutama. See on eduvalem, perest lihtharjutus. Iga päev, terve oma elu. Harjutama. Täiesti hull, harjutavad ennast veel ogaraks. So you all speak English, yes? Okay, so I will give you these papers and then you read them and circle all the things you think are important and apply to you. This is so we could improve our teamwork and if you want to succeed. Tähelepanu! Olulisemateks alapunktideks operatsioonis on kiirus, täpsus ja organiseeritus. Nüüd, mis on midagi, ilma milleta te lahingusse ei lähe? Noh, väiksed geeniused. Varustus. Just, täpselt. Varustus. Te lähete nüüd 3. korrusele ja võtate minu relvalaikast vajaliku varustuse. Valvel, parem pöör. Sammu marss. Vahe, kas ei tulegi? Ei, mina pean minema välislaagrisse. Pealegi, 21. sajandi sõjategevuses kindralid ei osale. Parandan, lahingus ei osale. Lahingus juhatab teid noorem leitnant Pääru. Tere! Ei tohi valmis saada, kooli ei tohi valmis. Nüüd on minust saanud surm. Maailmade hävitaja. Ove. On sul kõik korras? Ove, sa näed nii väsinud välja. Palju sa viimase nädala jooksul üldse maganud oled? Palju? Lausa 2 korda. Appikene. Ove, sa pead küll puhkama. Ei, mul on vähvel tööd teha. Mul on ainult 3 tundi jäänud. Ma pean tööd veel puhka nüüd. Te peate. Mida me peame? Te peate. Mida me peame? Te peate suure arhitekti juurde minema. Te peate laskma tal koolile plaanid joonistada. Suured plaanid. Sellised, millega me mitte kunagi valmis ei saaks. Ja homme hommikul peate te need vetevana juurde viima. Et kohe nii. Okei, meie lähme. Sina puhka nüüd. Läksime. So, are we ready? Okay, so who chose himself as the best to lead this group? Donc, I am the best, so... Oh, I think that I am the best? That is so sweet. What? No, I am. The French are the best at leading. What? That's a lot of bull. The Greek know how to lead. Alexander the Great and all that. Well, yes, but your empire was much smaller. And Greek yogurt is bad. And besides, we had Napoleon anyway. Yeah, who cares? Except Alexander the Great was much better. But wasn't he Macedonian? What about me? Good. Very good. You have a voice.
No! ¿Qué? Hablando de historia, España tuvo uno de los imperios más grandes. Pourquoi tu parles en espagnol? Nous sommes censés parler de l'anglais. Oh, me oleme siis tikesmas kloses tore. Palun öelda kannake ahva. Te possidest destikoina in katalaanisti Leo. mis verbaalne okse see siin on? Meil läheb täna veel siin kaua. Mis verbaalne okse see on? Turn the next page. We have a lot to do. Mis siin toimub? Tahad müügi? Me mõistame, et te olete mures ja paanilised, aga vägivald ei ole lahendus. jah, me oleme vägivallavaba kool, me ei vaja relvi, et vetevana peatada. Mida te jamate, me tahame kooli kaitsta? Nonii, lähme nüüd toredasti tagasi oma koju. See siin on ainult õpetajate jaoks. Meil on siin võrdõiguslik kool, reeglid kehtivad ka teile. Toho, vahet isegi mina. Tead, kui sa oled kord juba selline nagu mina olen, siis saad aru, et mõned reeglid ongi rikkumiseks. No nagu näiteks, mis suurusega ma kirjutan uurimistööd? Font size 11. ei, siis sa pead kooli korraga leppima. Me ei tolereeri vägivalda. Tead, siinkohal tundub mulle, et on arvamus, et patsifism on lahendus meie probleemile. Kuid aga ma pakuks alternatiivi. Ma pean ennast rahumeelseks inimeseks. Mulle meeldib rahu. Mulle ei meeldi vägivald. Kuid eks iga rahuliku inimese elus tuleb hetk, kus väline jõud proovib hävitada tema eksistentsi. Ja on aeg, kus peab rahulik inimene näitama julgust ja jõudu. Mulle ei meeldi mõõk, aga meeldib see, mida see kaitseb. Tuleb aeg, kus need, kes on meist kõrgemal, proovivad suruda meid alla. Kuid meie, rahumeelsed ja õiglased, ei salli seda ja ei tohi seda sallida. Iga rahumeelse inimese elus tuleb kord aeg, kus ta peab viskama oma õigluse kõrvale ja võtma kätte mõõga. Ja see hetk on praegu, kus mingi väline, kõrgem jõud proovib meid alla suruda. Kuid me ei tohi seda võtta. Meie peame seisma sirgelt, selg sirgu, rind puhvis. Tead, kurjus võidab ainult siis, kui pole häid inimesi, kes seda takistaks. Seega palun, laske meid sisse. No, usaldame teda. Ta kirjutab uurimistöid font 11-ga. Okei, võite minna, aga ainult teie grupp. Pealegi ma kahtlen, et te leiate midagi. Peale seda, kui uuris uputamisest lahti läks, võtsid kõik paral kaasa.
Mida? Oi, see on päris raske. Ma võtan selle kivi. Väga kena. Ütleks üks parimatest töödest, mida ma olen seni teinud. Kõik need värvid... Margus! Oi, ma oleks pidanud ukse kinni panema. Meil oleks vaja, et sa joostaksid koolile uued plaanid. Tee need nii võimsaks, kui sa saad, sest kool ei tohi kunagi valmis saada. No seda annab korraldada. Aga mis ma selle eest tasuks saan? Et mis sa tasuks saad? No muidugi. Ega siis suur kunstnik tasuta tööd tee. Kas tõesti? Ega ta muidu järele ei anna. Fine, mida sa soovid? Ma tahan su õpilaste füüsikatöid, et nende jooniseid täiustada. Okei, saad nende tööd, aga joonista kõige uhkemad plaanid üldse ja ära end tagasi hoia, sest plaanid peavad koodikuks vetevana kätte jõudma. Muidu on koolil lõpp. Muidugi, aga ma pean teil paluma lahkuda. Ma töötan paremini, kui ma üksi keskenduda saan. Tule, Mare, lähme vaatame muud roosalt mootorratast.
Viimne päev oli koitmas, kuid Margusel puudusid vajalikud ehitajad, kes oleks saanud ta visiooni tõestada. Selleks, et Järvevanale oma skeem maha müüa, pidi ta veel nemad kohale sokutama, et ta vale püsiks. Samal ajal olid kuulsad ehitusmeistrid alates sotsiaalpealiku Ergo käsust ränga tööga hõivatud, ehitades pikerdamise vastaseid puitmüüre ja kaunistades neid mullu sajandi rokihõimude embleemidega. Kuid olukord oli kriitiline. Mehed! Ja naised. Isamaa kutsub. Tulge minu järgi, kiiresti. Mul pole aega seletada. Vaatasin nii palju ringi, kui ma jõudsin. Paistab, et kool on tühi. See on hea. Aga kas kriisimeeskondadelt on teateid tulnud? Tahtsin teilt just sama küsida. Kooli kaderaba veega täitumus. Me peame nüüd minema. Sirje? Kapten läheb alati laevaga põhja. Mine, rutuga. Mis siin toimub? Mis sa siin teed? Mis sa siin teed? Mis sa siin teed? Rünnakule! See ei tööta. Näe, kool pole veel valmis. Siin on meie plaan. Kõigepealt tuleb ehitada vägev lääne fassaad, kus on kuningate galerii ja mustkollane roosaken.
plaanil on ka mitmeid ristvõlve, mis aitavad raskust kanda. Tänu sellele me saame ehitada kooli katusele 3 lopsakat kellatorni, mida kaunistavad kuldsed taimemotiivid. Veel tuleb kooli ette 8 Korintuse sammast ning kool kaunistatakse ümber gootistiilis. Näe, isegi ehitajad on siin. Me saame kohe ehitusega alustada. Appi, kool ujutib ikka üle. Mida ma valesti tegin? Ta ei räägi sinu keelt. Mõtle natuke ja kõnele ilusti. Tulge, tõlkige. Translate. Tere, austatud vetevana. Soy delegado de la escuela RAM. EGA en proposition de compromis. We will release you from captivity and rebuild the school by these designs. This is extremely necessary as we cannot accommodate all students. I am a delegate of the Rum School. Hereby propose this is extremely basic. We will release you from captivity and rebuild the school by these designs. This is extremely necessary as we cannot accommodate all students at the moment. We have the team and the money to make it happen. So please don't drown. We have the team and the money to make this happen. So please don't drown our school yet. It's not finished. Please hear us out, man of the way. hullu, tule paneme sulle natukene jääd peale. Raimond, ma arvan, et su jalg on juba terve küll. Jõuad aktusele. Aga jah, ma hakkasin siis astuma. Raimond. Mis? Ole siis tulevikus ettevaatlikum. Eriti kui sa nende villaste sokkidega igal pool ringi käid. Sellepärast su jalg kogu aeg lõhki ongi. Kuule, ära sa minu pärast muretse. Tule, otsime sulle ka jääkoti.
palju õnne. oi kui tore. Väga eeskujulikud. Riigikaitselaager on edukalt läbitud. Rõõm oli meiepoolne. Vaatemäng oli küll põnevam kui lõik ja tea. Kus noorem leitnant Pääru on? Langenu või? Eks ta nii ole, jah? Noh, mehed. Läheb siis suuremat sorti ehitustööd, jah? Ei hakka siin midagi. Kellatarnid ja värki ja särki. Tallinna linn ei anna meile isegi ehituslubasid. Mis asja? Ei tulegi siis kellatorne? Seda ma kellatorne. Sa pead siis pikema edeli ostma, jah? Wow, you guys, I'm really proud of you. You really know how to work as a team. Yes, and I am very happy that we could all agree that Napoleon is the best leader. What? I'm just joking. Now, this team is like a unicorn. If you find one, you will never let go of it. Näe, ja see ongi loovus. Proovida asju, mida pole varem julgetud. Olla spontaanne. Ja näed, millise tulemuseni see viis. Erik, tule juba! Jaa! Nii, 1, 2, 3 ja... Igaüks on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja. Ükskord hinnatud tööd, mis kogunenud aastaga. Ja. Lapsed kilkavad. See on Shure SM58 kondensaatormikrofon. Siia räägitakse. Tere, armas koolipära. Nagu te kõik teate, ähvardas meid möödunud nädalal suur Tere, armas koolipere. Nagu te kõik teate, ähvardas meid möödunud nädalal suur oht. Kogu meie kool oleks peaaegu üle uputatud. Kuid tänu meie 3 vaprale kriisimeeskonnale ning meie julgetele õpetajatele sai kool päästetud. Nüüd saame rahus elada ja harida. Kuid tõsiasi on see, et meie kool ei ole valmis. Ning me ei tohigi mõelda, et meie kool kunagi saab valmis. Alati saab pürgida paremuse poole. Ning sellega ma annangi järje üle meie armsatele muusikutele. Mis praegu see on?
Rocca al Mare kooli kanged õpetajad olid võidukad ning nii saigi, et see kool mere ääres pole enne valmis, kui selle kuldsed tornid taevasse ulatuvad. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, lebend in den Tod. Hände treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben, am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, Zeit soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, konnte es doch für immer sein, doch die Zeit kennt keine Barmen, schon ist der Moment vorbei. Oh, kohal! Homme jälle.